Hetkel siis pühapäevane päev ja olen tulnud siia Rakvere linnusesse, 10 aastat on möödas ja minu kõrval on Tauno. Et hakkame siis vaatama, mis siin toimub. Tere! Mina küsin, sina seletad ja räägid, mis siis on. Me oleme praegu siin meie linnus E-soovis, ehk siis teise sõnaga majandusoovis. See oli see osa, kus elas kogu teenindav personal, sõdurid, loomad, meistrimehed, nemad elasid siin kõik siin selles E-soovis ja rüütid elasid seal konvendihoones. Konvendihoones? Jah. Aga palju siin seda rahvast elas üldse oli? Noh, täpselt ei tea, eks neid oli erinevaid aegu, erinevaid rahvast, aga ühed kindlad andmed on olemas näiteks, et 15. sajandi keskel Rakvere linnuses elas 3 rüütit ja foogt. Aga rüütel oli nagu ohvitser, talle alusid veel sõdurid ka ikkagi. Ja? Okay. Aga üldiselt sõjalises mõttes väga tugev koht ei olnud, et siin oli piir liiga kaugele. Siin oli vägede koondumiskoht. Viljandist, Paidest, Tallinnast tulid siia väed kokku, kui üle Narva ja vaenlane tuli. Ja? Siin oli toite neid vaja. Loomi ja toitu hoiti siin palju. Aga lähme liigume edasi vaatama, mis siin toimumas on. Siis. Ma tean, ma käisin kunagi, siin tehti kahurist pauku. Kui tihti seda tehakse üldse? Meil on praegu, me teeme, kui on suvehooaega veel ei ole alanud, me teeme väiksest kahurist pauku. Aga muidu meil on siin tont ja üleval on ka ööbik kahur, mis on praegu remondis, talle tehakse uut lafetti, aga suvel hakkab see suur ööbik paugutama. Kumb kõvema paugu? Väike kahur teeb kõvema, teravama paugu. Tasub ikka tulla nagu ja, täna kell 12 teeme ka paugu. Aga muidu suvel on nagu nüüd tehakse rohkem siis neid paugu? Suvel on meil kell 12 ja kell 4, jah. Meil on päev pikem ja siis, jah. Ja sina oled siis siin nagu aastaringselt tööl või? Ikka jah, me oleme siin kõik aastaringselt. Talvel teete siin mis? Talvel on meil jõulumaa ja... Tegelikult? Joo. Väga äge. Talvel on jõulumaal on raske saada, kohti ei jätku, jah. Et meil lapsed käivad iga aasta detsembris on jõulumaa siin, jah. Pulmi ka tehakse või? Pulmad tehakse ka õhtuseid firmapidusid, sünnipäevi, laste sünnipäevi, kõike. Isegi firmad teevad siin meil sees suvepäevi, oma firmade suvepäevi. Niimoodi kui? Okei, päris äge. Ja loomakasvatus? No loomad on meil nüüd siin, on meil jänesed, haned, kanad. Hobune eesel on väljas õues, pärast kui lähete õue, näete neid, on seal karjamaal. Ja siin on meie kõige segasem seltskond, ehk siis 4 lammast, 4 kitse. Need on pääsenud teinte juurde praegu, siis üritavad veel võtta viimast, nagu minema aetakse. No, paradiis elu igal juhul. Jah. On või see on mingi 1300 peale või? Kuna see ehitati? Sõjad on ka räsinud seda? Teda hakati ehitama. Tegelikult 5. sajandil eestlastel oli juba siin selline puitlinnus olemas. Et arheoloogilised andmed näitavad, et oli täitsa olemas. Aga kivilinnuse ajalugu hakkab siis ikkagi ristisõdijate saabumisega. Ja kõigepealt taanlased siis ehitasid siia väiksema taalise ja peale Jüriöö ülestõusu tuli siia Liiviordu ja siis nemad ehitasid juba suure võimsa ordulinnuse. See oli kloosterlinnus, eks ju, siin olid mungad sõjamehed. Mungad sõjamehed? Jah, need olid tolle aja parimad sõjamehed üldse, ütleme niimoodi, et... Eestimaa peal siis nagu? Üle Euroopa. Tegelikult? Ja parimad sõjamehed üldse. Rüütel oli ikkagi juba lapsest saadik sõjameheks õpetatud. Ta oli spetsnaast tolleaegne. Nii nagu viikingitel oli maast madalast peale? Ja. 7-aastasele hakati juba õpetama välja neid, jah. Ja nemad tegelesid ainult need, kes meil siin olid ordurüütlid, nemad on siis andnud kasinusvande, eks siis mungaks muutunud, aga samal ajal olid nad ka veel sõjamehed. Et Jumala nimel oli lubatud sõdida. Ja, et nemad olid sellised, jah, palvetasid ja sõdisid ainult. Aga ajalooliselt oli ta, ütleme, see on vist, ütleme, Rakvere või ma mõtlen seda Kuressaare linnus vist oli veidike varem või? Ei, nad hakka enam-vähem üle, kõik Toompea, Narva, meie, Kuressaare on muidugi piiskopilinnust, seal oli piiskopkond, jah. Aga kuidas tol ajal üldse selles mõttes oli, ma mõtlen, et kas nad, kui ütleme, et üks oli Kuressaares ja teine siin, eks ole, kas need on ka omavahel ka suhtlesid või suhtlenud on? Ikka muidugi. Kullerid liikusid kogu aeg. Sõnumeid saadeti kogu aeg, jah. Aga saadi nagu hästi läbi? Kaubad liikusid, meistrimehed liikusid ühest kohast teise ja kõik sellega kaasnevad. Liikumist oli palju, aga liikumine oli veidike rohkem piiratud kui tänapäeval. Ehk siis sügis ja kevad olid need aeg, kus vähe liiguti, kus oli teede lagunemise aeg. No see oli ikkagi kaubandusbaasil, mitte ei olnud omavahel tülitsetud. Ikka tülitseti ka, ikka. Siin olid ju ordumaad, siin olid piiskopemaad, siin olid Taani kuningamaad, kõik omavahel ikka nägelesid vaikselt ja naabritega ka kogu aeg.
et see Liivi ordu oli Saksa ordu osa ja nad olid suhteliselt sellised problemaatilised vennad, ega nad kellegagi eriti hästi läbi ei saanud. Tülitsesid kõikidega kogu aeg. Aga kokku kukkus see siis mingite sõdade? Meie linnuse ajalugu lõpeb Liivi sõja ja Liivi sõja järgse ajaga, kui siit käisid mitmed väed üle, Vene väed, Rootsi väed, Poola väed ja siis teda siin vallutati, pommitati, lasti õhku mitu korda ja lõpuks jäid varemed ainult. Siin ma enne veidike juba uurisin ka, et see oli vist mulla all kõik olnud siin. See oli siis, kui siin hakati taastama, siit võis mööda teerada teisele korrusele kõndida kohe, siin oli mulda paksult täis. Ja see oli siis mingi nüüd... eelmise sajandi 80-ndatel. Niimoodi, jah. Ta oli siin ikka kaua oli väga puutumatu, jah. Vene ajal siis ütleme siis. Ja Vene aja lõpp, jah. 1900 millegagi. 1980 kopikatega, jah. Meil on maja 20-30 aastat ja läheb lammutamisele. Need on seisnud sajandeid siin. Ma olen nagu ise hull ajaloo fänn ja käin siin nüüd Kreetal ja Roodosel ka need suured linnused vaatanud ära, ikka vaatad ja mõtled ja imestad, et mis moodi ja mis töö ja pelgalt käisin siin eelmine aasta ka Egiptuses, et ära näha siis püramiid seest, ikka mõistus jookseb kokku tegelikult, mõtled, et kui kvaliteet oli siis arhitektuur. Seda linnust nüüd muidugi ei ehitatud nii valmis, et tulid siin ehitajad ja hakkasid ehitama ja oli kohe valmis. Pea 300 aastat vastavalt sellele, siis kuidas arhitektuur ja sõjandus arenes, vastavalt sellele järjest laiendati ja suurendati. Ja. Aga need toodi sisse ikkagi kuskilt välismaalt või? Liivi ordul olid ikkagi omad meistrid olemas. Omad meistrid, kes ja käsitöölised palgati lihtsalt, jah. Aga keegi teenijaskond, kes süüa tegi või need? Need olid ka ordu liikmed kõik, jah. Kõik liikmed, jah. Et olid rüütelmungad, olid siis teenijavennad ja olid vaimulikud, jah, kes veel hingeest hoolt kandsid. Ja. Ikkagi mingite klassidega nagu omavahel? Põhiliselt meil oli nagu 3, jah, et teenijavennad, need, kes siis seal ees ja hoovis kõike tegid ja siis päris rüütlid ja võib-olla oli meil siin vaimulik, võib-olla ei olnud, täpselt ei oska keegi öelda, jah. Kas seal üleval on? Seal on meil teisel korrusel on meil mõõganäitus. Mõõganäitus? Ja kabel on seal nurgas. Kui on patte hinge peal, saab andeks paluda. Ja see on siin iga päev siis mingisugune 4... Me oleme sellisel kevad-sügisel ajal oleme me 5 päeva nädalas. Talvel 2 päeva nädalas ja detsembris oleme kinni ainult jõulumaa. Ainult jõulumaa? Ja. Aga see on meil siis kabel. Siin on üks hästi kuulus altarimaal, mille originaal on Belgia linnas Gentis ja selle maaliga, miks ta meil siin ka nagu üleval on, ta on Rakvere linnaga seotud. Nimelt, kui Belgias seda altarimaali taastati ja uuesti avati inimestele, siis selle teose selle avamise puhuks kirjutas Rakvere poiss helilooja Arvo Pärt. Tegelikult? Jah. Wow. Ja siin on meil ka, et ja oskad sa mulle öelda siin selle pildi peal, kus sa näed kuskil, kus on Jeesus Kristus? Kes võib olla Jeesus Kristus, kus ta on? See keskmine punases, see on Jumal ise. Jeesus Kristus. See on nipiga küsimus, jah? Ei ole. Ma näitan sulle kohe. Siin. Tegelikult? Jah. Jumala lambuke ehk Jeesus Kristus. Teda niimoodi allegoorilises võtmes tihti peale kujutati, jah? Seda ei oleks tundnud selle. Ja see raamat, see on nüüd piibli imitatsioon selline. Imitatsioon, Sest ega meil ju siin originaali sees midagi ei ole. Arvat on, jah. Siin olid ainult varemed järgi. Ja julgeks hoida ka tegelikult. Et siin on igalt poolt kokku toonud, on mõisatest ja kust me oleme iga seda on ka renoveeritud seda ruumi või see... Ei, seda on ikka igalt poolt on veidikene midagi tehtud, jah. Lihtsalt kui neid Vene aja lõpus neid linnuseid hakati taastama, siis meie jäime vaeslapse rolli, et Narvat tehti ja Kuressaaret tehti ja siis said rahakanalid lõppesid ära, Nõukogude Liit lagunes ja me jäime poolikuks. Seinad on hästi paksud, mingi tundub 1,8 meetrit või kuidagi? Mõnes kohas 2-3 meetrit. Isegi niimoodi või? Ja seal väljas läänemüür, seal on isegi 4 meetrit. Ja ta läheb tegelikult veel väljast edasi, et see valga sealt on veel. Ja siin on meil mõõganäitus, siis jah, mõõgasaal. Kapiitisaal ehk siis see ruum, kus Vogt oma rüütlitega nõupidamissaal. Et mõõku meil võib siin kätte võtta, võib piltu teha. Need on ka nüüd järgi tehtud, umbes sellised nad siis olid või?
Noh, ja see oli mingi 30-40 kilo või palju see? Ei, ta on kuskil, ütleme niimoodi, et üks lahingu raudrüü oli kuskil 25-30 kilo, mitte rohkem. Turniiri raudrüüd, need, mis nad seal üksteise vastu sõidavad, need on raskemad, need on paksemad ka. Need on just, see on see ja hobuse peal ja piigiga üritada üksteist maha lüüa, jah. Aga need lahingumad olid, jah, kui Sepp tegi, need tehti ju nagu rätsepatöö, inimese keha järgi. Huvitav, kui paks ta nagu originaalis võis olla sama umbes. Paar millimeetrit, jah, 2,5-3. Ja siit vibunool läks läbi, ei läinud või? Läks ikka. Läks, Inglise pikk vibunool laseb siit läbi. Aga tal oli all veel vammus, tal oli all veel tihti peale ka rõngas särk. Mis noole kinni nüüdis. Päris rets ikka sellisega võidelda. Noh, nähtavus on äärmiselt piiratud, jah. Ega nad tihti peale tegid lahingus ka pause sisse üldse. Vastupidavus pidi ka olema ikka väga hea. Meestel üldse. Vahepeal tõmbusidki poolel eemale ja puhkasid veidike ja pidasid sõda edasi jälle. Oli nii, jah? Sa ei jõua. Need, kui sa filmides näed, seal mingi tundide kaupa käib mingi lahing, siis see on tal jälle Hollywood. Ja siin on siis mingi... Need on müntide koopiad, jah. Mis selle ajal käibel oli? Hõberaha rohkem, ene? Jah. Kuldraha oli ka vist? Kuldraha oli ikka haruldane, jah. Haruldane, pigem pronks hõberaha, ene? Kuld käis kuninga staatusega kaasas, jah. Et tavaline kauplemis, see oli ikkagi hõbe, jah. Aga siin, ütleme, Rakvere linnuse hoovi peal toimus ka siis nagu siuksi, nagu siin piltid. Ei, kindlasti mitte. Need ordurüütid olid mungad sõjamäed, nemad rüütiturniiridele käinud. Nende ainukene lõbustus, mis on võisid endal teha, oli jahil käimine. Jahil käimine. Ja, sest jahil arendab ka oma sõjalisi oskusi. Kõik muu oli tabu. Et ainult sõjaline ja vaimne areng. Ja. Müüride pealt vaatasin alla, siis seal on need kaared igasugused. Ma mõtlen need vallid, et kas seal oli ka kunagi siis mingisugused need ümber siin linnus ja mingid objektid asjad. Ümber linnus olid veel kaitse, jah, siin on ju Liibüa sõja ajal oli ümber selle kindluse veel teine kindlus ka. Teine veel või? Jah, kui saab, lähme siia poole, ma näitan sulle. Lähme vaatama sinna poole ka. Et sa saaksid aru, millest ma räägin. Et kui Vene väed selle linnuse Liibüa sõja ajal valutasid, siis nad ehitasid selle linnuse ümber veel ühe kindluse. Linnast kõik kivihooned lammutati ja toodi siia ülesse mäkke. Näed see teerada, mis siit alt läheb? See on tegelikult jälg teisest müürist. Seal oli juba teine müür. Aga see lokk, see oli mingi vesi ka oli siin? Seda lokku ei olnud, tegelikult läks siit kohe otsa alla ja hakkas linn, aga nad tegid siia teise linnuse ümber veel. Ja siit vaade, siin on siis... Siin ees olid ka veel kindlustused, jah. Päris pikalt kõik see äär siis, mis see on jälg müürist, jah. See on kõik... Siin oli suur kindlus. Aga Eesti suurim linnus oli tegelikult Viljandis. Kogu see Viljandi mägi oli seda linnust täis. Viljandis või? Jah. Kõige võimsam oli Viljandis, jah. Ja siis siin on mingid käigud veel läheb. Siit läks käik, jah. See poolik torn on tegelikult meie peatorn, ehk siis Hermanni torn. Aga ta ei ole meil säilinud, jah. Ta on poolik selline. Aga sinna üles Ei saa. Ei saa enam. Siit ja nüüd vasakul teine uks, läheme sinna ajalookambrisse, see meil just hiljuti avati, uus ja uhke siin. Võimne varemed. Mis siin siis, oi kui soe siin on. Nii, tule sisse, jah. Siin on meil nüüd uus näitus. Need siin on ühed väga haruldane kraam meil siin, need on niinimetatud Hansa kausid. Ja sellist kogust Euroopas kuskil mujal leitud ei ole. Need siin paar aastat tagasi, meil siin samas Rakvere ligidal leiti. Kõik originaalid, jah. Ja need leiti hoopis ühe Rakvere lahingu paika, nad otsisid taga. Ja siis detektoristid käisid ringi, piiksutasid seal ja tõmbasid välja hoopis need kausid. Ja need on millest pronks või? Need on pronks, jah. Ei, mis pronks? Vask on. Vask, päris hästi on säilinud. Need on puhastatud ka, ja nad olid... Ikka, nad käisid nüüd restauraatorite käest läbi ja siis toodi meile siia ja pandi näitusele välja, jah. Aga ilus, jah. Et näed, siin on need kirjeldused on siin ka üleval, kõik olemas. Ma niimoodi kiirelt näitan, ma ütlengi, et kui sa tuled siia linnusesse, siis varuaega 2 tundi kindlasti. Ikka, jah. Ja siin... Ja mõned meie 16. sajandi riietused on ka siin. Siin on meil kaupmehe riietus.
Umbes sellised nad võisid välja näha. Hästi tiheda nööbi Nad on, jah, nagu mulgi siin, jah. Sul on sama, jah? Ja siin on nüüd siis palgasõdur. Ehk siis sakslased nüüd meie ütlesime sellised sõjasulane, aga Landsknecht oli see nimetus ka veel, jah. Meil on Eestis üks väga kuulus palgasõdur ka ju. Kui ta lähed Tallinnasse Raekoja platsile ja vaatad üles Raekoja torni, keda sa seal näed, seda sama meest näed. See sama või? Samasugune müts, samasugune mõõk, kõik on peal. Vaata tähelepanelikumalt, jah. On küll, jah. Mõõk oli põhivarustus siis või? See mõõk on väga, selles suhtes väga tüüpiline just nendele Landsknechtidele, jah. Selline S või 8-kujuline käepide, lai tera, hästi raske käepide. See nimetati kassinülgijaks katspalger. See oli nüüd, et kiirelt vetsuski oma häda teha või? Ei, mehed olid edevad. See on poosetamise jaoks. Näe, mul on ka ju siin. Seda nimetatakse häbikotikeseks, jah. Häbikotike või? Aga tegelikult oli ta selline moeasi. Kõik kandsid neid, jah. Isegi kuningad kandsid. Huvitav, need on nii kihtilt nagu ära taastatud, et mis osad need on? Siin on jah, relvajupid ja sellised asjad, mis on leitud. Et siin ju oli igasugust rahvast vahepeal sees, külalisi. Muidugi me oleme praegu selle koha peal, kus tegelikult oli pea sissekäik, ehk siis peavärav. See, kus me olime seal värava juures, see on idavärav. Ta oli idavärav. Õige värav tuli siit. Siit? Jah, aga see ei ole lihtsalt säilinud meil. Nad tulid siit sisse ja siin oli paraattrepp kohe, siit trepist mindi ülesse siis. Sealt käis teenindav personal, sõdurid, rüütliärad, kõik liikusid siit. Palju mõelnud selle pealt, saaks kõik 100 lennutama, võtaks küll ühe nädala sellises ajajärku. See on ainult see, et siis pead kõik tabletid ja värgid endal kaasa võtma, sest ega elu oli must ja haigus oli palju ja ravida ei osatud. Aga mis selle piinakambriga, ütleme... me räägime siin inimestele lihtsalt, kuidas timukas töötas. Aga kas oli siin toimusid mingid asjad? Kas siin meil oli? Ei usu. Kindlasti piinati. See oli sõjaline objekt. Kui keegi saadi kätte, ikkagi piinati. Ivo Senckenbergi piinati siin. Päriselt. Ivo Senckenberg on ju siin Linnusajal sattus vangi, viidi Pihkvasse ja hukati seal Ivan Julma käsul. Aga meie Kõrtski, kus süüa saab, kannab Ivo Senckenbergi nime. Meie jaoks on ta hea poiss. Et ärge uskuge raamatuid ja filme. Ta on igal pool pahaks tehtud. Tegelikult ta oli hea poiss. Ta oli Tallinna kaitsesalga pealik ja sõitis väga vahvaste venelastega siin. Aga siin meie Linnusajal ta sattus vangi ja siis viidi Pihkvasse ja seal hukati. Aga lähme siis vaatame selle piinakambri. Lähme pisse, jah. Näitan, kus ta on, aga kohale pead ikkagi ise tulema vaatama, kus ja mis siin täpselt toimub. Nii, kaamera läheb nüüd kinni. Meie käisime piinakambris ära. Ma ütlen niimoodi, et see oma silm on kuningas, et väga põnevad vestlused ja asjad, et Tauno kindlasti räägib sulle, mis siin on, et tule ikka ise kindlasti kohale, aga me läheme nüüd vaatama, kuidas kahuripauku tehakse. Jah. Kahureid oli siin Linnuses palju või? No ikka jah, et mitte nüüd kümnetes, aga neid ikka oli, jah. Aga ütleme, kui sa laed ära, lased ära, mis aja peale sa saad uuesti panna, et see püssirohu sul seal põlema ei lähe? Suure kahuri laeb ära kuskil, kui nüüd kahurikuuli juurde ka mõelda, on mingi minut. Minut? Jah. Aga kui nüüd jahutamine juurde panna, siis läheb veidike rohkem, jah. Aga üldiselt meeskond oli suur seal 10-12 meest, jah, kahuril, et päris kiiresti. Kahurispetsialist on tema. Ja neid läks ikka puruks ka, jah? Kahurid, ikka õtusvaadki. Siis olid laibad taga, ne? Ja ikka. Selles juhtus see, et oli valuviga näiteks. Või see oligi see, et lihtsalt tastud nii palju kuumaks, et jahutud valesti. Eksim mikrokõrand. Siis käis pauk ära ja oli kõik. See on see, et pidevataksid see eksimaks haava või värel puhastada. Kui huul kinni jääda, siis samamoodi kuskil õpus minema surve. Jah, toru pidi puhastama, muidu ta... See käis mingi metallharjaga siis või millega? Ei olnud. See oli olemas siuksed eraldi kratserid, kui vaja oli. Ja oli olemas siis ka veel see nii-öelda ühit, mille oli seda andnud otsa lambanahk. See oli küll karvane, see pandi siis sellesse... Sul siin? Jaa, osa on siin. See pandi sellesse samasse ämbrisse, kus oli siis kas uriin või siis mädike vesi. Sellega vesti läbi enne. Ja palju seda üldse, ütleme, seda kahurit nagu kasutati selles mõttes siin või mis puhul teda siin kasutati üldse? Näed, mõningad kahuri tööriistad on siin. Ütle, siuksed asjad. Need on see kaabid, siis kui ütleme jääb kinni laeng sinna välja võtta, on see uss siis. Seal on siis laengu see kühvel ja ramm nui.
Siia läks laeng sisse. Püssirohi pandi sinna. Nii ära null lüktis paika see laeng kuuliga. Okei. See on suure kahuri omad, jah? Pealt on puudu ja nühit, see on puudu. Ei, aga no ma mõtlen seda, et kui ütleme sul kaitsta ainult vaja rahu ajal, kas siis ka ju ikka aeg-ajalt ju tehti nendega midagi? Tehti hooldust ikka. Ikka hooldust on. Ja samuti mida kasutati veel nende kahurite äikeste puhul oli see, et kui tuli mingi tähtsam isik külla, siis oli ette nähtud ka mingid auvakud ja nende tulekuks. Anna märku, et on keegi saab. Ma näen, et rataste peal, mis tal see tagasilöök on? Pool meetrit rohkem? Ei, kuskil mõõdetud, jah. Pool meetrit kuskil? Ma olen laemus ka muidugi. Okay. Ja see nüüd, kui me ütleme rataste järgi, sõname siis nii-öelda laevakahur. Vahetades sama efekt, aga erinevad õtted on. Kui on linnuse kahuril, siis on siin tavaliselt, siin peal on metall, rumm. Aga kui on laevakahur, siis see on puitosa, rummud on külje peal. Et ei lõuks lage. Päris vinge. Nii, lähme õue, jah? Pauk käib. Kahuripauku vaatame siit hobuse juurest. Tuleme siia minu juurde, jah? Koguneme minu selja taha. Ja tähelepanu siis, kui sõjamehed kahuril süütenööri süütavad, kõrvad katame kinni. Pauk tuleb korralik. Когда солдаты фитиль подожгут, уши прикрываем. Попахнет хорошо. If the soldiers ignite the fuse, cover your ears. Sellest. Ära vaata, et ta nii väike on. Ta teeb kõvema paugu kui suur kahur, jah? Tuleme siia. See on signaalkahur, see on spetsiaalselt hästi tugevate signaalide tegemiseks. Et ta on hästi terav ja kõlav pauk, jah? Praegu me laseme üks kord päevas kell 12, suvel laseme 2 korda päevas, siis tuleb suur kahur remondist tagasi, siis laseme suurest kahurist, jah? Ööbik, jah, ta on meil praegu Rätsepa juures, uusi pükse tehakse jalga. No see puit lafett ikkagi ta aastatega vihm ja kõik teeb veidike nõrgemaks ja siis kui näed juba, et ta hakkab kuskil saab midagi, siis tuleb ära vahetada, sest kahur peab olema ohutu. Aga vibu saab lasta siin siis igaüks? Suvel saab meil kogu aeg lasta. Praegult täna, see nädalavahetus on meil küll, jah, üks munk karistuseks vibus. Laseb siis vibu ka täna. Muidu järg nädal võib-olla ei ole. Aga täna on meil munk olemas täitsa, kes... Mis selle vibu laske ulatus, ütleme siin, tol ajal võis olla? Olenes vibust ikkagi, jah. Aga 150 meetrit on maksimum sellised suuremad laksud, jah. Ja tappev oli ta ka juba sealt? Ei olnud. Need kauglasud, need ikka seal ikka see hoog kaub ära, jah. Aga Inglise pikk vibu rüütile 20 meetri pealt laseb rüüt läbi. Eest või tagant ka see? Ei, sees sisse on. Inglise pikkvibu tõmbejõud oli 60-70 kilogrammi. Täna siin hoovi peal praegu ei ole ühtegi mees, kes seda vibu jõuaks vinnu tõmmata. Nad väiksest saadik ardasid, need mehed olid ära tunda kohe. Neil oli üks õlg tugevamini arenenud kui teine. Ühte liigutust tegid kogu aeg. Nimigi nagu ütleb pikkvibu, see oli siis üle 2 meetri. Siukene, jah. 2 meetri. Wow. Ja hästi tugevad vibud, jah. 100-aastane sõda, seal ju pool Prantsuse aadlikonda nende pikkvibudega tõmmati maha kõik. Rüütled sadu ja sadu. Kui mina katan kõrvad kinni, katke ka! See on väga hull, aga väga vinge oli. Ei olnud ju väike pauk. Korralik tund oli ka tegelikult. Ja. Ta lööb ikka läbi, jah. See tegi kõvema paugu kui see. Ja, teeb kõvem paugu. Kui suvel siia tulla nüüd peale 25. juunit, siis meil on siin tunduvalt rohkem tegemist kui praegult. Siis meil on suveprogramm alanud, meil on oma palgaarmee sees, nad marsivad, teevad piigiharjutusi, mõõgaharjutusi, kõik ruumid on lahti. Seal on tribüüni all on ravitseja ja bordell töötab. Sepikoda töötab, käsitöö töötab, vibulaskmine töötab. Et siin on nagu siis tunduvalt rohkem tegemist. Mõõganäitus meil tuleb see aasta veel klaasinäitus siia linnusesse.
et terve pool suve on siin veel klaasinäitus üleval ja tegemist on siin palju siis, jah? Tasub suvel tulla. Ja kindlasti. 18. juuli on üks suur üritus, kus on rüütnid meil kohal, meil on tsirkusartistid kohal, käib siin möll, jah, taoline laada ja sõjapäev selline, jah. Ja info on siis olemas nii meie kodulehel Facebookis ka. Jah, kõik on. Aga ma vaatan müüri peal ringi, jätan Tauno siia ja ma tõesti tänan sind selle... No, teeme niipidi. Okay. Kõik head, tulge külla. Jah. Siit saab siis linna müüri peale. Ja jah, siin on päris hämar. Peab rahulikult jalutama ka, et siin külge maha ei paneks. Aga päris vinge on, jah, siit saab siis vaadata otse alla. Seinad on hästi paksud. Ma ei teagi, kummalt poolt saab. Ma vaatan korraks sinnapoole. Siit läheb jah mingisugune hästi kitsas tee üles müüri peale. Ma ei mäleta, et ma siit üldse käinud oleks. Hästi põnev igal juhul. Praegusel ajal veel ka, et kui Tauno ennem ütles, et siin on nagu palju tegemist toimetamist suvel, siis mina ütleks, et praegusel ajal nagu siin aprillikuus tulla, kui ei ole mitte midagi kodus teha ja ei taha seal pimedas passida, siis mina tulen igal juhul teine kordki siia tagasi. All käib vibu laskmine. Üritan ise ka siis seal vibu lasta. Siit on vaade tõesti väga vinge vaade on. Näeb tervet seda Rakvere ja see linnus on säilinud tegelikult päris hästi. Taastamistöid on ka tegelikult tehtud korralikult siin, et igal juhul on väärt käik, kust iganes Eestimaa otsast sa tuled. Ma lähen liigun nüüd edasi. Wow, siin on ka tegelikult äge siuke ruum. Laskeavad, see on põhiline, et siin on siuksed laskeavad, kus siis sai vaadata ja lasta. Oi jummal, siin on see teine pool müüri. Siin on ikka päris kõrge, ma isegi ei tea, kui kõrge siin on. Müüri kõrgust ma ei taipanud küsida ka, kui kõrge see müür on. Aga kindlasti küsi ise järgi, kui sa siia tuled. Ja siit siis sellised käigud on need, kus sa siit siis alla pead hakkama minema. Kurat, nii vinge on siin müüri peal käia, kõndida, kolada. Igast käigud ja asjad ja erinevad tasapinnad ja need laskeavad on tõesti hämmastavalt sellised väiksed tehtud. Siit on nagu mugav lasta niimoodi, et sa näed suunda ilusti ja tagumine ots on laiem. Esimene väljumisava on kitsam, et oleks raskem sisse lasta. Nii et päris hästi läbi mõeldud omal ajal. Siin on veel samamoodi jälle. Sa saad nagu piiluda ja päris ühest servast ja teisest servast niimoodi, et sa näed päris palju tegelikult sellest avast, et huvitavalt lahendatud olukord. Ja siin all on siis nüüd see kabel. Ja seal all on mõõgaruum. Ma lähen vaatan nüüd, kas ma saan vibuga lasta. Et kui saaks ühe vibuga ära lasta, siis oleks nagu küll igati korda läinud kõik see päev siin. Aga mina arvan, et kuskil 2 tundi on miinimumaeg, mis siin olla. Nii, kui me oleme paremakäelised, siis me seisame küljega märklaava suunas. Nool läheb meil vasakule riiulile. Noole ots läheb fiksaatori alla. Okay. Valge sulg vaatab alati meie poole. 3 sõrma otsa paneme nööri peale, 1 sõrm noole peal, 2 all. Vasak käsi on sirge, paremaga küünarnuk kõla kõrgusel. Tõmbame põsani välja ja siis laseme lahti. Ja lased lahti. Okei, proovime.
nii, teeme proovilasu siis. See läks siia selle alla. Nii, siia peale. Ja siit siis 3 sõrme nii või? Ei. Aga siit midagi toetama ei pea seda noolt enne? Ei peaks. Okay. Kui mitte piisavalt kõvasti suruda seda noolt siin sõrmede vahel, siis ta ei peaks liikuma. Kui kaugelt lasta, siis valge tuleb siit läbi ja siis viib noole niimoodi. märklaavast eemale. Natuke käebalanss. Allapoole? Et siis läheb õigesse kohta. Aha. Et see käsi on natukene kõrgem kui see. Et kui me hoiame siis... Okay. Ja sihtida saad ka nagu siis niimoodi selle noole otsaga või? No ligidalt nagu saab. Aga kaugelt see on juba täielik tundemäng. Siis juba mõtled, kui kaugele sa tõstad, vaatad, kuidas tuul mängib, kus suunas sa teed. Kaua üks vibulaskja, ütleme, on sul mingid andmed ka kaua ta nagu õppis sellist asja, et seda lapsepõlvest peale hakati õppima seda siis või? Ütleme. Ma arvan, et mingisugune, kui uut inimest kutsuti teenistusse, siis äkki 4 kuud võis kindlasti olla treening. Aga näpud võtab ikka päris ära, ega kas neil olid siis... Näpukaitsmed ka siit. Olid jah? Need olid nahast siis või kuidagi või? Siis olid randmekaitsed siin veel. Randmekaitsed? Et vastu kätte ei lööks. Sest kui kiiresti lased, siis alati ei suuda nööri kontrollida. Aga ütleme vibulask, see lahing laskmisest palju seda vibu suudeti nagu järjest lasta või palju selles üle õla käivas, palju sinna nooli mahtus siis? Ma arvan mingi 15. 15 noolt kuskile. Ja need lassid... Siis keegi pidi vist, keegi ängis juurde. Aga selle 15 noolt sa lased ära reaalselt siis mingi minutiga või vähem või? Ma arvan, et see on täitsa reaalne. On jah? Okei. See on muidugi siis, kui tuleb suur sõjavägi, siis sa ei pea enam, ütleme, ühte tegelast sihtima seal. Muud kui valid selle ala, kuhu sa ja siis lasti lihtsalt üles. Ja siis muud kui hakkad... Hops ja. Niimoodi. Ja see... Tavaliselt võeti siit, siin ei olnud, oli ebamugav. Siit eest. Sa muidu pidid nagu täiesti ära tõmbama, siis niimoodi võtma, et see ei ole. Aga nooled olid tol ajal siis samamoodi puidust või? Kas tal on mingisugune... See ei otsa metallist siis nagu? See on küll, jah. Aga vanasti muidugi nad olid siuksed nagu otstega. Aga millest nad tegid selle? Mõnda see puit oli siis mingi kindel puit ka või? Vibu, noolepuit. Vanasti olid jugapuud olid Jugapuu. Ja muud sellist, aga... Aga kuidas see sirgus saavutatakse? Ma ei kujuta ette, otan korra selle noole. Ta on selline täiesti sirge. Gramm kaaluta ei ole väga raske ka. Aga vinnastada oli küll raske, seda mõtlen küll. Ja see on veel lastevibu. See on lastevibu. Siin on 10 kilo tõmbejõudu. Okei. Päris vibu või? Mingil määral. Päris vibu. See on siis Mongoli liitvibu. Ossa. Siin on mingisugune... Siin on natuke vähem kui originaali. Ma arvan, siin on mingi 25 kilo tõmbejõudu. Et siis, kui seda ei viinastada, siis juba kohe... Tunda on juba. Kohe on vahet tunda. Kui seda viinastada lõpuni ja seda... Korra lihtsalt katsetan tema seda... Ossa roisk. Hoopis teine on. Ja sõjavibu oli veel mitu korda tugevam. Mongoli... Ma kujutan ette need vibumehed, kes lasid sõjavibu, kui tugev võlg neil oli pärast. Korralik. Ma vist olen isegi kuulnud, et kui leitakse mingi vibumeeste neid mis iganes luukeresid, siis neil on siin mingi tugev kont, siuke võlg oli näha kohe, et nad olid vibumehed. Seda rasket vibu tõmbama. Äge. Aga aitäh sulle. Sai vibuga ära lastud nüüd, et ikka
väga äge oli, ma ei tea, mis siin on vist uks kinni. Vanasti sai siit välja, ma tean. Aga praegu on vist kinni, tuleb vist mujalt minna. Ma vaatan, kus see peauks on. Jah, kell on 12:26. Nii et kuskil 11 ma jõudsin 1,5 tundi. Rakvere linnuses käidud ja üks väga meeleolukas päev. Jumala hea, et vara tulin praegu nii palju turiste, et olekski võimatu olnud midagi juba rääkida. Nii et igal juhul mina arvan, et tule vahet ei ole, kuna kõige rohkem on siin tegevist, toimetamist, nagu Tauno ütles, ikkagi juunikuus. Nii et tšau!